Elamuste rohked päevad on küll ülimalt nauditavad, aga eriti mõnus on üks pikk päev lõpetada lõõgastava massaažiga. Olen tulnud Beautiful Me rullmassaaži salongi ja täna ei lase me end mudida mitte inimkätel, vaid ütleme siis niimoodi, et robotil ja rullidel kõlab ju põnevalt. Nagu näete, siis riided mul kaasas ei olnud, ei pea muretsema, sellepärast et Beautiful Me rullmassaaži salongis näete, siit võtate endale püksid, särgid, sokid ja nüüd riided vaatama. Ongi riided vaetatud ja nüüd on aeg hakata rullima. Ja siin tasubki minu tänane massöör. Näete, ta on igatpidi valmis, infrapuna on ta mõnusalt soojaks teinud ja nii laseme siis ennast mudida. Näiteks niimoodi saab siin peal olla. Oi kui hea soegumus. Aga siin peal saab olla ka näiteks niimoodi, lased siin tuharat. Miks mitte ka niimoodi kohe? Teine pool. Aga tegelikult ega niimoodi uisapäisa siin edasi-tagasi rahmeldada ei ole kõige õigem. Tegelikult on olemas selline juhend, näete 1, 2 kuni 16 sammu, mida siis siin täpsemalt tegema peab ja ekraani pealt jookseb ka video, mis siis näitab, et mis poos ja mis moodi ja kuidas ja millal nüüd tuleb näiteks jalad panna siia ja kõik sellised asjad ülimalt lihtsaks on tehtud. Oi kui hea. Ülimalt mõnus tunne on need rullikud. Ma olen üllatunud, ma tavaliselt olen nagu inimkätte all käinud, aga ütleme siis tehisaru ja robot siis praegu töötles minu kallal praegu väga mõnus on, aga mida ta täpsemalt teeb siis? No ta teeb muidugi palju erinevaid asju, selles mõttes, et kui me paneme lümfisüsteemi tööle, siis see on ühest küljest hästi tervislik pool, aga teisest küljest siis tuleb see ilu ka. Kuid suvel ma tahaks rõhutada sellist asja, et me kõik ju tunneme seda, et me oleme natukene nagu paistes või turses, me oleme kas kauem üleval olnud, või siis võib-olla söönud midagi sellist või joonud midagi sellist, mida me muidu ei tee, siis selline turses olek on suvel nagu hästi normaalne. Ja me mõtlemegi, et okei, et varsti tuleb nagu nii talv läheb üle, aga tegelikult piisab juba ühest korrast rullmassaažist, et see turse alla võtta. Ja tõepoolest, et näiteks me teeme isegi koostööd nagu lennundusfirmadega, kus siis stjuardessid käivad meie juures, pärast lendu, nendel tekib täpselt sama efekt. Et sa oled nagu turses ja siis suvel ma just mõtlengi, et ärge olge turses, ärge tundke seda halba tunnet, Ma hakkasin käima esimest korda umbes 2 aastat tagasi. Alguses võtsin kohe kuuri, sest niimoodi soovitati, et see on kõige tõhusam. Kõigepealt tulin muidugi lihtsalt uudistama, aga kuna ma tegelen jõutreeninguga, siis ikkagi tihti jäävad lihased kangeks ja siis avastasin, et see aitab päris hästi. Tegin oma kuuri ära, siis tuli vahepeal mingi paus ja siis tundsin jälle, et tegelikult on nagu midagi puudu. Ja hakkasin uuesti käima ja tegelikult on täiesti see efekt tuntav, et ikkagi lihased lähevad mõnusaks pehmeks, siuke kergem olek on. Ja, aga mida ta siis nüüd täpsemalt teeb? Tegelikult ta paneb siis lümfidesse kuidagi suunab seda asja või mida ta teeb? Sa mudid tegelikult kogu keha ära, nagu nägite, jalad allas, siit kõik seljad, igalt poolt kõik asjad. Ja mida ta teeb mu kehaga? No põhimõtteliselt kuidas sa soovid? Kas sa soovid, et ta töötleks sinu lihast? Kas sa soovid, et ta oleks sulle nagu siukse treeningu eest, sest sa kaotad kuskil 500 kalorit ühe protseduuriga? Oleneb kiirusest ja oleneb inimese vanusest ja soost ja kõigest sellest. Mul läheb rohkem. Ikka rohkem. Nagu kõik läheb rohkem. Ta siis trimmib ka keha. Väga paljud inimesed, kes hakkavad kaalu kaotama, tulevad meie juurde just sellepärast, et on vaja see nahk nii-öelda siis trimmi saada, et ta teeb seda naistele, et tselluliit kaob kõige tõhusam vahend. Aga tervislikus pooles ongi, ta viib kehast mürkained välja. Mina olen rullmassaažis vahelduva eduga käinud siis paar aastat. Ja mulle selle rullimise trenni juures meeldib kõige rohkem see, et kui jõusaalis käies sa pead oskama ja tundma kõik aparaate, siis siia tulles on kõik imelihtne, et vaata videosid ja jälgi pilte ja kõik on imelihtne. Peale igat rullimise trenni siis ma tunnen, et mulle palju kergem olla, mulle väga mõnus olla ja mulle meeldib see, et üle kogu keha tekib siuke mõnus õhetustunne nagu. Ja et kui sa tuled näiteks külma ilmaga siia rullima, siis pärast ära minnes on nii mõnus soe olla.
aga selles mõttes, et see nüüd ei ole ju sinu peas sündinud, tegelikult on ikkagi see nagu meditsiiniliselt tõestatud, mida see praegu teeme. Absoluutselt, me oleme siis selle programmi, mida Beautiful Me teeb, selle koostöös Reijo Vilipuga välja töötanud. See tugineb tänapäeva lümfiteadmistel ja meditsiinil ja natuke minu kätt ka seal mängus on ju, et aga ja Reijo siis lõi selle programmi ja seda mitte kuskilt mujalt ei saa. See on patenteeritud? See on patenteeritud, ta on täiesti ohutu, me kasutame seda kõikides riikides siis, kus me oleme, Eesti, Rootsi, Portugal, Dubai, kus Beautiful Me olemas on ja igale poole saab nagu minna ja seda õiget programmi saada, sest tegelikult lümf on üks selline asi, millega tuleb ka natuke ettevaatlik olla, et see ei ole päris nii, et võid seda ükskõik mismoodi käsitleda, et jah, suuremas pildis ta võib-olla ei tundu, et midagi nagu negatiivselt mõjub, aga kui sa teed seda õigesti, siis ta on nagu tohutu mõjuga. No esimest korda ma käisin 3 aastat tagasi ja mu sõbranna võttis mind kaasa ja pärast ma hakkasin regulaarselt käima, kuna mul oli töö tegemises sundasend, sest õlad olid kõik valusad ja ma sain nagu sellest lahti, aga nüüd ma olen käinud paar korda kuus, et kui ma teen ka jõutrenni, et siis ta aitab nagu lihast lõdvestada ja ta muudab naha ilusaks ja. Milline on teie lemmikharjutus sellele rullikul? Mul meeldivad jalatallad kõige rohkem, et see on selline nagu hea energia annab sisse, hea jalatallamassaaž. Mehed, ärge kartke, tegelikult käivad ju mehed ka, meil on samamoodi väga kasulik ja kindlasti ei pea kartma, kui te olete esimest korda, et noh, et mis ma ei saa hakkama, aparaat ja mis, sa oled teinud ülimalt lihtsaks selle asja, et kõik on step by step, ekraani peal jookseb, kõik on olemas, et mis nüüd teha, kuidas nüüd istuda, mis jalad panna. Ja just nii, et olekski kõigile mugav, meil on siis nagu eraldi toad, kus siis inimesed saavad üksinda olla, et need mehed, kes võib-olla natuke pelgavad, on ju, esialgu tulla, siis saavad privaatselt olla, aga samas on hästi turvaline variant tulla ju koos oma naisega. Ehk siis sõbratuba kasutada, see tõesti on väga populaarne. Pikk see üks protseduur nüüd on ja noh, see sama, et need riided võtad siit riiulist, paned selga, käid ära, pärast paned riidud siia tagasi, paned oma riided selga ja võid lahkuda. Just 56 minutit ja anname siis ka nii-öelda rakule omast vett juua, et me tahame ka inimesi natukene nagu harida selles mõttes, et me koosneme veest ja vesi on ülioluline ja meie veed on liiga puhtad, me paneme õiged mineraalid sinna sisse ja siis ta on rakule omane ja siis meil ei teki ka seda, et joon klaasi vee ära ja siis ma tunnen, et ma olen hästi turses. Jälle selline nii-öelda teadus, mis seal taga on. Mitu korda nüüd võiks käia? Iga päev, hommikul, õhtul? Ei, kindlasti mitte. Siis kui teha sellist nagu 10 korra kuuri, ehk siis teha sellist nagu restarti enda organismile, siis võiks kuskil 2-3 korda nädalas, aga muidu tunde järgi. Meie oleme Tallinnas praegu Rocca al Mares asuvas salongis, aga kus Eestis salongid veel on? Ja meil on Eestis tegelikult 10 salongi ja kuna me oleme siis Eesti esimene frantsiis, siis me tegelikult avasime selle turuga nii-öelda järgmistele ettevõtjatele, et nüüd me müüme siis ka frantsiisi Eestisse, nii et neid kohtasid tuleb veel juurde ja tegelikult nagu nii-öelda anname võimaluse olemasolevaid salonge ka siis inimestele endale soetada, sest me keskendume siis rohkem nagu frantsiisile, sest 7 aastat me oleme seda juba teinud ja nüüd meil on siis hea oma teadmisi edasi anda üle maailma. Ja võtke siis sellest teadmiste saamisest osa, aga teie enne kõike otsige enda kõige lähedasem rullmassaaži salong üles, Beautiful Me rullmassaaži salong ja tulge laske ennast siis rullikutel mudida, sest mina olen positiivselt üllatunud, väga mõnus. Näeme!